plokki saamiseks ühest jooniseks teise on erinevaid võimalusi ja tutvustan siinkohal siis AutoCAD toolpaletti ja Design Centerit, mille leiab siis View palettide alameatusest toolpalett ja Design Center. Aga kõigepealt siis toolpalett. Toolpalett avaneb lisaks sellele ikoonile ka siit Ctrl+3-ga. Ja siin on siis olemas erinevad AutoCAD-i töövahendid ja nende hulka on siis võimalik ka parema graafi alt luua enda tööriistade kogum, ka siis enda nimeline või siis konkreetselt juba mingisugune distsipliin, mida te siin looma hakkate. Ja siit valides siis ühe ploki, vasakuga on teil võimalik neid blokke siia siis lohistada. Valides ka teise ploki on siis võimalik mul siia lohistada. Avades nüüd uus joonis või siis juba mõni valmis joonis on teil võimalik siis taas avades toolpalett, siis siit neid plokkobjekte uuesti kasutada. Tasub tähele panna alati joonise mõõtkava ja mõõtühikuid, toksides siis sisse units, et kui nii algses kui ka lähtejoonises või siis joonises, kuhu see plokk viiakse, on millimeetrid mõlemad, siis plokki gabariidid ja mõõdud jäävad samaks. Lisaks toolpaletile on siis võimalik kasutada ka Design Centerit, mis siis nagu öeldud avaneb palettide alameatusest kas nupust Design Center või Ctrl+3-ga või käsuga Add Center. Juhul, kui te mäletate, et selline käsklus nagu toolpalett või Design Center oli olemas, aga ei meenu, kus seda leida, siis tasub kasutada seda otsinguriba, mis siis näitab, kus parasjagu see objekt asub. Design Centeris avades siis näete siin sellist väikest loetelu, kus on siis näha näiteks avatud joonised, saate siin ise ka joonised avada ja näiteks nüüd teistpidi soovin siin joonises kasutada siis juba varem valmis tehtud plokki ja meil on siin selline joonis, laud, allkriips tool, kus on olemas üks plokkobjekt. Properties aknas on ilusti näha, mis on selle plokki nimi, mis on lihtsalt number 1 ning kui ma tulen nüüd siia algsesse joonisesse ja ma soovin siis enda tehtud laua ja tooli asemel kasutada vähe sellist viisakamat plokki, siis on mul võimalik valida siit Open Drawings ja näen, et siin on siis laud ja tool, valin plokid ja ma näen, et selles teises joonises olev plokk on siin ilusti olemas, et see joonis isegi ei pea lahti olema, aga kui nad on juba lahti, siis on mul lihtsalt mugavam siit üles leida. Et iseenesest võib ka siit Open ja otsida siis selle joonise. Ja siit parem klahv, Insert plokk. Näete siis, mis on selle plokki nimi, te võite selle ümber nimetada, kui tahate ja paigutate selle plokki siis ise. Et nii kui me plokki lõime siin eelmises joonises või eelmises videos, siis me märkisime ära, mis on ploki sisestuspunkt. Ja antud hetkel, kuna joonist tuleb meeter süsteemis, siis teda suurendatakse automaatselt. Valin OK ja näitan, kuhu ma oma selle ploki soovin panna. Nii, ja nüüd on see plokk siin joonises ja niimoodi on siis võimalik mul neid plokke liigutada ühe joonise seest teise joonisesse või siis näiteks vastupidi, et soovin tulla siis siit joonisest, võtta plokkobjektid ja vaadata pool ja laud, parem klahv, insert plokk. Kuna mõõtkava on teistpidi, siis on mul võimalik nüüd ka niipidi plokki liigutada.